Kas tead seda tunnet, kui sul on selja või kaelavalu, mis tundub, et ei kao kunagi täielikult ära? Selles videos selgitan ma sulle lihtsal viisil 5 asja, 5 tasakaalutust, mis võivad muuta seljavalu krooniliseks. Ja loomulikult õpetan sulle harjutusi, millega saad seda kodus parandada. Parim osa on see, et sa ei pea olema noor, sale ega eriti paindlik, et oma selga hea liikumisega parandada. Hei, that's pretty hea. Kui me räägime jäikusest, siis see tähendab, et meie lülisambas on osad, mis ei liigu korralikult. Need on natuke kinni, natuke blokeeritud ja me tunneme seda aja jooksul. Arvame, et muutume kangemaks, et see on vanusest. Aga meie lülisamba jaoks algab probleem siis, kui need blokeeringud hakkavad sundima teisi osi rohkem tööd tegema, panevad teised lülisamba osad liigset liikumist tegema. Meie lülisammas kompenseerib selle blokeeringu oormates üle teisi osi. Et oleks veelgi lihtsam aru saada, meil on lülisambas osad, mida tuleb vabastada ja teised osad, mis peavad vähem tööd tegema. Nii me tasakaalustamegi, nii me leevendamegi valu lihtsal viisil. Nüüd teeme harjutusi, et vabastada 3 peamist punkti. Me parandame 3 suurimat blokeeringut, mis meie lülisambas esinevad. Räägime millestki heast. Tule minuga. Esimene blokeering on siin, kus algab selgroog, see on selgroo ülaosa. Me parandame seda piirkonda lihtsal viisil, tehes mõnusa venituse. Sa viid pea tahapoole. Tähelepanu, see ei ole lõug alla ega lõug üles, vaid lihtsalt nagu vajutaksid nägu sissepoole. Proovi seda asendit hoida, tee seda liigutust ja tunne, kuidas see sulle mõjub. Nõuanne. Kui on raske seda asendit hoida, pane üks käsi siia lõua alla ja teise käega toeta küünarnukki siit alt. Tee nii, nagu mõtleksid millegi üle. Proovi seda meeldivat asendit hoida. Sa tunned, et kaelalülid juba venivad, need sirutuvad. See tekitab isegi kergendustunde. Proovi seda asendit hoida 1–3 minutit. Proovi õhku välja hingata ja iga kord, kui välja hingad, lõdvestu. Lõdvesta veelgi rohkem oma õlgu, vaata. Hinga välja, lõdvesta õlad. Esimestel kordadel võid seda teha peegli ees, et näha, kas pea ei liigu tagasi. Kui liigub, vii see lihtsalt uuesti tagasi. Kui pea liigub tagasi, vii see lihtsalt uuesti tahapoole nii kaugele, kuni on mugav. Iga kord, kui õhku välja hingad, lõdvesta õlgu veelgi. Vähehaaval muutub see asend meeldivamaks ja toob kaasa uskumatult hea tunde. Uskumatult hea. See on kergenduse ja löögastuse tunne sinu kaelas. Ja kui me vabastame, tunned seda kergendust kogu selgroos. 1–3 minutit. Kui väsid, lihtsalt lõpeta. Ära muretse selle aja täpse mõõtmise pärast. Teine blokeering on abaluude piirkonnas. See on koostus, mida nimetame õlavöötmeks. See hõlmab õlgu, abaluud, rindkere lülisammast ja roideid. Selle kõige parandamiseks teeme lihtsa harjutuse. See on ka liigutus ja meeldiv venitus, mida hoiad. Siruta käed välja, näita pöialt püsti ja ilma küünarnukke painutamata aeglaselt hakka pöidlaid tahapoole suunama. Sa tunned, kuidas rind avaneb. Tee seda liigutust, kuni tunned seda mõnusat tunnet, nagu hommikul ärgates sirutades. Pane tähele, et siin on mõte selles, et sa viid abaluud taha kokku. Vaata minu abaluusid. Vaata. See on nagu nad puudutaksid teineteist, nagu suruksid neid kokku. Ja siis jälle aeglane, rahulik hingamine, kui õhku välja hingad. Proovi lõdvestada oma õlad, lase õlgadel vastu maad vajuda, ära pinguta, lihtsalt lõdvestu, tee omas tempos. Ka see asend muutub tasapisi lihtsamaks. Kui vaja, võid minna natuke sügavamale, kui sirutustunne kaob, võid natuke juurde anda. Jää siia seekord lühemaks ajaks, 30 sekundist kuni minutini. Kui sa tagasi tuled, kas tunned, et õlg on paremini paigas või tunned end elegantsemana? Ja mis peamine tunned, et kogu selg on lõdvestunum, vabam ja lahtisem. Just seda me siin teeme.
Järgmine harjutus. Harjutus tehakse istudes ja me hakkame parandama selgroo alumist osa, ristluud, eks ole, mis on meie selgroo viimane peamine blokeeritud piirkond. Sul läheb vaja tooli ja vööd. Pane see vöö ümber põlvede. Võid natuke kõrgemale tõsta. Näed, pane see põlvede kohale. Istu veidi elegantsemalt. Selg sirgem. Lihtne nipp on istuda nii, et tagumik on veidi välja. Nii. Nii näed, et selg jääb paremini joondatud ilma suurema pingutuseta. Tee natuke jõudu, nagu tahaksid vööd venitada, põlvi lahku suruda. Pane natuke jõudu juurde. Sa tunned, kuidas puusa ja tuhara lihased siin töötavad. Loe 5. Lõdvestu ja liiguta end veidi. Sa kordad seda seeriat 10 korda. Jõudu. Loe 5. Tunneta, kuidas lihased töötavad. Ära pinguta üle. Lõdvestu. Lõdvestu ja liiguta end veidi. Peamine liigutus, mida ma tahan, et sa teeksid, on see pööramine. Ei ole vaja palju pöörata. See on lihtsalt selleks, et nagu vabastada, aidata ristud lõdvestada. Kui sa pingutad, avavad lihased liigesed. Kui sa lõdvestud, siis liigutus vabastab nagu määrib liigeseid. Tee seda liigutust 10 korda. Ma olen jahmunud, šokeeritud. Issand jumal! Järgmine tegur, mis võib muuta seljavalu krooniliseks, on lihaspinge. Kui see lihas või mitu lihast hakkavad pinget koguma, siis see juhtub. See võib olla tingitud ärritunud närvist, mida nimetatakse selle lihase hüperaktivatsiooniks või kaasaktivatsiooniks või lihaspingepunktidest. Lihas püüab end valu eest kaitsta. Seda tuntakse kui päästikpunkti või müofastsiaalset punkti. Asi on selles, et kui üks või mitu lihast hakkavad pinget koguma, suurendavad nad survet diskidele, närvidele ja liigestele ning põhjustavad lülisamba joondumise häireid. Seetõttu näeme nii palju inimesi, kes hakkavad kõndima viltu, kelle üks õlg on teisest kõrgemal või kelle liikuvus on ühel ja teisel kehapoolel erinev, kui nad tunnevad valu. Nüüd ma näitan sulle ülimalt lihtsat viisi, kuidas tasakaalustada pingeid ja eemaldada need päästikpunktid, deaktiveerida need päästikpunktid kaela ja nimme piirkonnas. Alustame siis kaela piirkonnast, teeme omamoodi müofastsiaalset vabastust, töötame samaaegselt nii lihaste kui ka fastsiaga. Alusta sellega, et hoiad nahka kaela tagaosas. Las ma lasen natuke särgi krae alla, et sa näeksid, kuidas seda haarata. Sa hoiad seda niimoodi, sõrmeotstega ja käealusega ning käealusega. Proovi haarata ainult nahkasid kaela tagant, täpselt nagu ema kass haarab oma poegi, et neid ühest kohast teise viia. Hoia siit nii, et see haiget ei teeks, ma ei taha, et sa endale viga teeksid. Selles asendis nooguta peaga, ilma et laseksid nahal käte vahelt libiseda. Nooguta äädis nii kaugele, kui see on lihtne ja mugav. 10 korda proovi teha ilma kiirustamata, tundes liikumist, tundes seda sügavat massaaži. Seejärel hoides endiselt sama asendit. Sa ütled, et ei. Vaata, las ma pööran selja sinu poole, et sa näeksid, et nahk ei libise käest ära. Ja et ma teen liigutust nii kaugele, kui ma suudan. Ma võiksin siit veel edasi minna, aga siis nahk libiseks käest. Nii et idee on selles, et see oleks lihasele väga-väga meeldiv, et ta saaks lõõgastuda. Pärast 10 korda ei ütlemist teeme peaga ringe. 5 korda ühele poole ja siis 5 korda teisele poole. Mul on juba küsitud, kas peab tegema ka teise käega. Ei pea, vali üks käsi või tee vaheldumisi. Sa võid ka vahepeal puhata. Ütle 10 korda jah, oled väsinud. Lase natuke alla, lõõgastu ja siis jätka. Või vaheta isegi kätt. Et seda lihaspinget leevendada ja eriti alaselja päästikpunkte vabastada, kasutame pöidlapadjandit just siin piirkonnas. Vaata, selgroo kõrval, ära otsi punkti otse lülisamba, luude või selgroo pealt. See on külje peal. Aeglaselt otsi üles koht, mis on väga valus või tundlik. Kui su sõrme all on isegi mingi sõlm, siis veel parem. Leidsin siit ühe tundlikuma punkti.
esimene osa, sa paned peale kerge surve, ma ei taha, et see oleks valus või teeks haiget, vaid lihtsalt nii, et sa tunned, et puudutad seda sõlme või pinget. Hoia seda õrna surve, lihtsalt hoiak paigal ja lõõgastud umbes 30 sekundit. Siis hoiad sama survet edasi, ära suru tugevamalt ega mine sügavamale. Sama surve algusest lõpuni. Hakkame tegema liigutusi, ma pööran selja, see on sulle parem, hoia sama asendit ja sama survet. Ja sa hakkad liigutama, näed, edasi ja tagasi, enne valu tekkimist. Sa näed, et alguses saad vähem liigutada, poole liigutuse peal tunned juba, et lihas muutub kõvaks, see takistab liikumist ja siis lihtsalt tuled tagasi. Ei ole vaja sundida, peame oma kehaga õrnalt ümber käima. Järk-järgult näed, et saad hakkama. Las ma pööran teisele poole, et sa näeksid liigutust. Näed, järk-järgult näed, et see lihas hakkab rohkem lõdvestuma ja saad ettepoole kallutada ilma, et see valutaks või liikumist takistaks. Esimene osa, kerge surve 30 sekundi jooksul ja teine osa, hoia sama survet ning liiguta, kuni tunned, et liikumine on vaba. Nii, sai veel parem. Nõrk lülisammas jääb toetuseta, ebastabiilseks ja kaitsetuks. Suurepärane viis selle tugevdamise alustamiseks kodus on selles videos. Klõpsa lihtsalt siia ekraanile. Ja sulle, kes sa jäid lõpuni vaatama, jätan kingituseks kogu selle harjutuste seeria ilma katkestusteta, ilma pausideta, et saaksid vajutada esitusnuppu ja teha kogu rutiini koos minuga. Mina lõpetan nüüd. Suur kallistus ja järgmise korrani!